Ta lihtsalt vaatab sind üle. Teheraan põleb, kuid Iraani rahvas toetab veelgi rohkemate pommide kasutamist. Viimase 3 päeva jooksul on USA ja Iisrael korraldanud lakkamatu täppisõhurünnakute laine, hävitades täielikult IRGC peakorterid, politseijaoskonnad ja raketiladud. Et varjata alandavat tõde, et nende enda kodanikud tantsivad tänavatel ja tähistavad režiimi hävitamist, on Islaamivabariik taaskord viinud 90 miljonit iraanlast täieliku internetipimedusse. President Trump andis tõsise hoiatuse. Tõeline rünnak pole veel isegi alanud. Režiimi vahetuse lõplik surve toimub praegu ja meie lugu algab 1-minutilise töötlemata salvestusega IRGC peakorteri pommitamisest ja positsioonidel Iraani pealinnas. Vaatame seda. Videot. See oli häbiväärne. Kolm raketti tulid üksteise järel. Kas sa nägid? Kodus pole kedagi. Kõik on lahkunud. Mida sa teed? Rakett tuleb vasakult. What? از اینجا میاد اینجا Need rünnakud laastavad jätkuvalt IRGC ja Iraani poliitilist juhtkonda. Kõrgete ametnike seas on 3 päevaga hukkunud ligi 50 inimest, kuid see ei puuduta ainult juhte. Iraani raketivaru kaob kiiresti. Režiimi jaoks on see võidujooks ajaga. Kui nad rakette peagi ei lase, jäävad nad neist ilma. Vaadake, kuidas Iraani juhtkond kannatab. Kuigi see võib kesta nädalaid, siin on kõige värskem teave, mida me selle operatsiooni kohta teame. President Trump ütles Fox Newsile, et rünnakutes hukkus 49 Iraani juhtkonna liiget. ÜN-staabi esimees ütleb, et Lähis-Idasse saadetakse peagi veel vägesid. Katari kaitseministeerium teatas, et tulistas täna varem Iraanist välja lastud sõjalennukid, raketid ja droonid alla. See on värskeim märk konflikti laienemisest üle kogu piirkonna. Riikliku julgeoleku peakorrespondent Jennifer Griffin jätkab otseülekannet Washingtonist. Jeff? John, tegelik küsimus on, kui palju raketitõrjesüsteeme on USA-l ja tema liitlastel Pärsia lahe piirkonnas ning kui kaua nad suudavad selle tulemusena võidelda. Seetõttu käib võidujooks ajaga, et need raketiheitjad hävitada, millest paljud on peidetud Iraani territooriumile. President Trump ütles täna varem kongressi aumedali tseremoonial, et see operatsioon võib kesta 4 või 5 nädalat või isegi kauem. Me teame seda. Nüüd on siin midagi tähelepanuväärset, mis toimub Iraanis. Midagi, mida režiim meeleheitlikult ei taha, et te näeksite. Videotes, mis Iraanist järjest välja tulevad, tähistavad kodanikud tegelikult neid rünnakuid. Nad ei leina, vaid tõesti tähistavad. Mõned internetikontod esitavad neid valesti ameeriklaste rünnakutena elamupiirkondadele, kuigi see pole tõsi. Need on täppislöögid Iraani revolutsioonilise kaardiväe sihtmärkidele, näiteks politseijaoskonnad, raketišahtid ja peakorterid. Saame sellest aru, kui kuulame iraanlasi, kes videoid salvestavad ja üles laadivad. Iraanlased tähistavad Teheranis pärast suurt rünnakut. Kuulake ise. Esimest korda pole ma siiani midagi näinud. Sellised videod on üsna toored, kui aru saate. Seetõttu olen aus. See video tõenäoliselt tulu ei too. Me teame ja ootame seda. Need on sõjatsooni kaadrid ja YouTube ei pea neid rahaks tegema.
kuid peame oluliseks jagada toimuvat. Kogume võimalikult palju klippe ühte videosse, et läbida demonetiseerimise protsess vaid korra. Aga iga kord, kui video demonetiseeritakse, siis tavaliselt YouTube seda ei soosi, sest tal puudub motivatsioon seda videot esile tõsta. Nii et kui te saate meid aidata, vajutades allpool meeldib ja telli nuppu, siis see aitab meid väga palju, eriti sellise video puhul. Nüüd lähme tagasi klippide juurde. Siin on veel üks klipp, kus Iraani kodanikud rõõmustavad, kui Iisraeli kaitsevägi ründab režiimi sihtmärke. Vaadake. Tere mees, kuidas sul läheb? Mida sa teed? Kas sa teed midagi? Mis? Kuule mees, kas sa oled, mis sa oled? Inimesed, kes kannatasid selle režiimi all 46 aastat, vaatavad, kuidas see põleb ja tähistavad seda. See on islami režiimi jaoks nii piinlik, et nad tegid ainsat asja, mida oskavad. Sulgesid interneti. Iraan on katkestanud interneti juba üle 70 tunni, jättes 90 miljonit iraanlast maailmast ära lõigatuks. Videod ja pildid tulevad vähestelt inimestelt, kellel on veel ligipääs, näiteks välismaiste SIM-kaartide või Starlinki kaudu. Valdav enamus iraanlastest ei saa tegelikult välismaailmaga suhelda. Seetõttu näeme vaid väikest osa sellest, mis tegelikult toimub. Kui interneti katkestus lõpeb, näeme, kuidas enamik iraanlasi end tunneb. Seni peame leppima olemasolevaga. Vaatame nüüd pealinnast kaugemale, sest see mõjutab ka teisi linnu, mitte ainult Teherani. Karaish toimus ulatuslik operatsioon, milles sihtmärkideks olid telekommunikatsioonijaamad, IRGC juhtimispunktid, eriüksuste rajatised ja loomulikult ka politseijaoskonnad. Siin on videomaterjal Karaist, kuid pean kõiki hoiatama. Iraani kodanike pidustused on leebelt öeldes värvikad. Khamenei ema mainiti viisil, mida ma ei saa korrata. Siin on klipp. Karashi on kaetud mustusega, Karashi on mustusega kaetud, Karashi on kaetud. Mis sa oled? Mida sa teed? Mida sa teed? Pošitšväed on sees! Mida monokultuur? Ta lõi mind! Ta lõi mind! Kus see on? See liigub autopesula poole. Kuhu see läheb? Ma ei tea, ma lähen su ema Khamenei. Taiwan ema. Ma lähen su ema tagumikku. Meil on veel üks klipp Sanandajist, Iraani lääneosas Kurdistani piirkonnas. Islamivabariik on siin eriti ebapopulaarne, sest kodanikud on aastakümneid pidanud taluma jõhkraid mahasurumisi. Näete rõõmu, kui löögid tabavad. Vaadake. Olete märganud, et sihtmärkides on muster. Paljud rünnakud tabavad politseijaoskondi kindlal põhjusel.
tegelikult tabati juba täna 1. märtsil mitmes erinevas Iraani linnas mitmeid erinevaid politseihooneid. See ei ole juhuslik. Politseijaoskonnad aitasid jaanuaris maha suruda meeleavaldusi, mille käigus tapeti umbes 30 000 rahu ja vabadust soovinud iraanlast. USA võimud lammutab süstemaatiliselt režiimi võimet oma rahvast alla suruda. President Trump on selgelt öelnud, et soovib, et Iraani rahvas võtaks valitsuse üle, kui see on turvaline. Koalitsioon loob, hävitades politseijaoskondi ja Basiji peakortereid aluse protestile, mida enam alla suruda ei saa. Siin on Iisraeli kaadrid, kus kaitsevägi ründab Iraani Basiji peakorterit Teheranis. Basij on paramilitaarne rühmitus, mis kohtleb protestijaid jõhkralt ja kuulub IRGC sõjaväelisse organisatsiooni. Aga nüüd on nende peakorter rusudes. Vaadake ise. Nende löökide täpsus on märkimisväärne. Toon mõned näited. Kus see on? See läheb! Su ema pärsse! Ma lähen su ema pisse! Veel üks Iisraeli kaitseväe kaader näitab lennukeid ründamas Iraani lennukeid kaitsvaid angaare. Vaadake, kui täpselt need löögid tabavad sihitud rajatisi. Kõik videod näitavad sama. Koalitsioon ei kasuta vaiba pommitamist, vaid hävitab kirurgiliselt režiimi sõjavõimekuse. Te arvate, et 3 päeva järjest pommitamist on selle operatsiooni tipphetk. Aga president Trumpi sõnul pole me veel midagi näinud. Trump ütles CNN-ile, et suur rünnakute laine on ees ja praegune pole võrreldav sellega, mis kohe tuleb. Ta ütles Iraani rahvale, jääge tuppa, väljas on ohtlik. Kui oleme Iraani rängalt rünnanud, tulge välja ja võtke valitsus üle. See on sõnum. USA ei soovi Iraani okupeerida nagu Venemaa, vaid hävitab režiimi võimekuse ja laseb Iraani rahval töö lõpule viia.